kaugelt siia, isegi mitte mind vaadata, aga sinna täitsa. Ma lähen ju kaamera taha peitu, siis ei saa mulle silma vaadata. Ei, vastupidi, mulle väga meeldib silma vaadata. Ei, sellest ei ole hullu, aga kas alustame? Jah, äkki Tõime natuke räägib iseendast. Mis teie nimi on siis? Tutvustage ennast. Nii, tere. Olen Õilme Siimer. Olen psühholoog ja pedagoog. Minu lapsepõlv on väga huvitav olnud. Mul on hästi palju kogemusi olnud erinevate kultuuridega inimestest või siis ütleme sealhulgas ka perekultuurid. Olen tööd teinud ka välismaal ja hästi palju tööd teinud ka haridusettevõtetes, nõustanud lapsi kui ka pedagooge ja ise olen andnud tunde ja lektorina töötanud. Aga miks ma just psühholoogiat nagu valisin oma erialaks, sellepärast et juba lapsepõlves mind huvitasid inimesed, miks ja kuidas nad mõtlevad, kuidas nad suhtlevad, kuidas nad tajuvad ja siis juba sain aru, et see mõjutab nende elu käiku ja sellepärast ma valisingi selle hästi toreda eriala, et aidata ja toetada inimesi nendes sellises võib-olla huvitavas elus. Ja oma töös ma kasutan hästi palju sellist olukorda, et suudan luua sellise turvalise keskkonna ja et kus inimene ennast avab. Ja et just selleks, et kui see suhe on hästi soe ja üksteise mõistvav, siis tegelikult ongi võimalus nüüd siis aidata, et inimene hakkab ise õppima, kuidas ennast nagu toetada ja toime tulla erinevates olukordades. Äkki räägime natukene sellest, et millal peaks inimene teie juurde tulema? Inimene võiks minu juurde tulla, kui ta tunneb, et ta enam ei jaksa. Kui tal on väga-väga selline, isegi võib-olla ei oska lahendusi leida. Võib-olla, kui ta on mitte ainult kriisis, võib-olla juba ennetavas perioodis. Ja veel võiks minu juurde tulla näiteks, et kui tal puudub motivatsioon nii elamiseks kui ka töö suhtes, õppimise suhtes. Ja võib-olla on sellised lähedased suhted hästi võib-olla mitte korras või kuskil läinud unarusse. Võib-olla on üksinduse probleem. Ma juba ei hakka nimetama ka need raskemad vaimsed probleeme, et igaüks peab ise tajuma, kelle juurde ta tuleb ja kuidas ta tuleb, eks ju. Et hästi palju on ka viimasel ajal ATH lastel ja täiskasvanutel isegi probleemid. Ja kindlasti nüüd siis, et võib-olla inimene tahab tulla ja jutustada isegi, rääkida, et on inimene, kes teda kuulab. Kõige tähtsam ongi see, et ära kuulata ja mõista inimest. Et see on siis nagu kõige olulisem. Et teie juurde ei pea tulema ainult haigena, et võib ka tulla niisama? Jaa, see ongi müüt, et alati psühholoogi vastuvõtt on ainult nüüd siis selline raske ja peab alati olema väga haige. Ei, täitsa terve inimene võib ju tulla ja arutada ja et ta saaks aru, kus ta on, mis ta on. Igal inimesel on omad vajadused, väärtused, nüüd siis eesmärgid ja vahest need jäävad kuskile sinna paika, kus ta unustab ära
neid tuleb meelde tuletada ja sellega tööd teha. Ja siis ongi võimalus, et inimene läheb, kõige olulisem on see, et ta läheks nõustamisele ära, et ta sai nagu enesekindluse tagasi. Et see on oluline. Kas te saaksite natuke kirjeldada seda protsessi, kui uus patsient tuleb teie juurde, kuidas see välja näeb, kas te õpite esimesena üksteist tundma või mis teie nendesse metoodika on? No, see ongi, et tekiks nagu see usaldus, et toimub tutvumine, eks ole, ja siis ikkagi annad aega, et ta võtaks nagu rahulikult istet ja valib istet näiteks, eks ole. Teine asi on see, et mis eesmärgil ta tuli, mis on tema eesmärk, mis ta soovib minu käest näiteks saada. See võib olla nüüd siis võib-olla mingisugune situatsioon, kus ta võib-olla ise ka ei tea, milleks ta tuli. Aga see ongi see koht, et anda talle natukene aega mõtlemiseks. Ja mina liigun alati kliendi selle tempoga. Et mitte ei suru peale, et mul on nüüd siis 45 minutit ja sellega või siis 1,5 tundi ja hästi kiire on. Ei, vastavalt nii palju, kui inimene ennast avab. Et avab inimene alles siis, kui on selline, tekib usalduslik suhe. Ja seda saavutada on kindlasti muidugi, sest inimesed on kõik erinevad, eks ju. Ja siin peab olema see taju, et kuidas läheneda, kuidas rääkida, kuidas nüüd siis ütleme, küsida isegi küsimusiga, et inimene ei saaks kõige tähtsam haiget. Et selles protsess on tegelikult väga oluline isegi algsest etapist. Näiteks isegi kui lapsed tulevad, siis on ka kõige tähtsam see, et sa võtad teda sellisena, nagu ta on ja et ei vaata teda ülevalt alla, vaid siis ikkagi oled tema kõrgusel, eks ole, see on oluline. Ja mina ei ole kunagi, isegi kui ta on pahandusi teinud või on ta süüdi või et võtan teda sellisena, nagu ta on, et ta hakkaks mind usaldama. Väga ilus. Ma mõtlen, et kas see algus jäi ilusti peale või? Ja selles mõttes